donne speciali che sono madri ed amanti e conoscono bene. Tere hommikust! Meil on siis kolmapäeva hommik, 5. juuni ja nüüd oleme Sadarris, tulime linna peale jalutama ja kohe siit leidsime selle nende kõige peamisema kiriku, Sant Anastasia kirik, mis on siis kuulus just sellepärast, et ta on eri stiilides, et siin on gooti stiili, bütšantsi stiili, mingit osa veel tänapäevalgi tehakse, nii et ma ei tea, kas sisse ka saab, et me vaatame. No igal juhul käisime kirikus sees ära, ma filmisin ka, kuigi seal tegelikult ei tohtinud üldse filmida ja kaameravalve oli üleval ka. Aga vaata, siin on see kellatorn, jutt oli, et sinna kellatorni võib-olla saab isegi sisse minna, üles ronida. Me uurime, kas saab. Ja, saime torni sisse, ronime siis siit üles nüüd kitsast trepist ja vaatame, mis meil näha on. Laiamaid treppi on ka, aga annab ronida ikka. Siin on need vanad kellad siis. Kusjuures need kellad pidid olema alates 19. sajandist alles. See on 19. sajand valmis see kellatorn veel. Kahju, et peale ei jäänud, nad tegelikult just sai kell 10 nad lõida. Eks paar minutit varem pidanud siin olema. Ja jõudsime kohale üles. Sealt vaata tulevad üle silla, sealt on maha tulevad. Ja. See ümmargune on siis Sant Doonati kirik, mis pidi olema siis unikaalne just oma ümmarguse vormi poolest. Ja siin kõrval on Rooma Foorum, mis oli 90 meetrit korda 45 meetrit suur plats. Need varemed on siis esimene sajand enne Kristust sellest ajast siis päritud. Pidid olema ilusad õhtul tuledes, aga me ilmselt see õhtul tuledes seekord ei sattunud. Ja seal kellatornis käisime ka siis. 여기서 뭐 얘기를 했어요? 아까 저기 어떤 사람 저기 그거 봐야지. Nüüd me oleme siis linna peaväljakul, Rahvaväljak. See hoone siin ees on linnahall. Siin on kellatorn veel linna. Kellatorn. See on siis jupp linna müürist ja maavärav. See pidi olema neist kõige uhkem. See linnamüür pidi olema, et üks osa on roomlaste ehitatud, mis oli idasuunaline ja ülejäänud on siis veneetslaste poolt ehitatud. Siuke roheline park on siin üleval. Siin on ka mingid varemed all läbi klaasi. Ja see linnamüüri osa ilmselt on siis see roomlaste ajast, mis siin on.
sellised toredad väiksed kitsad vanalinna tänavad, kus saab jalutada. Siin on siis see sild, mis viib siit mandrile selle Sadarri saare pealt. Poolsaare pealt? No Poolsaare pealt, jah, tegelikult on Poolsaare. Tegime siis vahepeal otsuse, ostsime piletid sellele laarale ja sõidame sellega Uglianni saarele siia kõrvale, et laev sõidab 15 minutit. Üks pilet, üks suund oli umbes 3 eurot, nii et edasi-tagasi siis 12 eurot. Et vaatame, mis seal saare peal põnevat on. Tegelikult oli piletihinnad. Uglianni saare linn on see Preko vist, ma ei teagi. Ja eks me siis vaatame, kus me nüüd lähme. Vaata, kui selge vesi on. Ja siin on kusagil rand. Seal edasi. Aga me lähme randa äkki õhtu poole proovime, kas saame. No, mis teeme? Tulime saarele jäätist sööma. Tordik on jälle sees, aga lühike pulk on sees. Ja, sul on spagetid ja minul on pitsa, jäätise pitsa. Sellises toredas kohas siin mere ääres. Põhimõtteliselt tuleb välja nii, et ega siin saare peal väga palju muud teha polegi, et me tulimegi siia nagu jäätist sööma, tundub nii. Et sööme oma jäätised ära ja joome joogid ära ja siis võib vaikselt hakata tagasi jalutama sinna laeva peale. On ju nii? Olemegi siis tagasi sadamas ja sõidame oma laaraga. Sõidame siis tagasi Sadarri. Tere hommikust jälle. Täna on meil siis 6. juuni ja neljapäev. Sellega mul tuleb meelde, et Lotto ei andnudki meile eile midagi. Eile oli ju kolmapäev järele. Aga me nüüd sõidame siis Sadarrist ära ja öömaja ootab meid Šibenikis. Kella 9 peaksime olema kohal. Praegu on kell veerand 11. 10, veerand 10 on õige kell. Ja kella 9 peaksime olema Šibenikis, nii et tee peal siis katsume aega parajaks teha, et Beogradna Moru on tee peal, kus mõtlesime ühe väikse peatuse teha ja võib-olla siis muidu ka veel natukene. Aga sõidame siis. Vesi on nii sinine ja nii paistab läbi ka. On mingid kämpingud. Kohvikud.
oleme siis praegu sellises linnas nagu Biograd na Moru, mis on siis tuntud kuurortlinnana lihtsalt. Jalutame siin natuke ringi ja siis on plaan kusagil istuda korra üks kohvi või midagi võtta ja teeme aega parajaks ja saaks Šibenikki minna. Siin on neid Pekara Bakereid igal nurga taga, et näiteks siin on ka üks suurem. Autosid on palju, jah. Kuurortlinn, kes tulevad, pargivad sinna. Tulime siis nüüd jäätise kohvikusse ja toodi meile jäätist ka. Mulle siis selline banaanasplitt ja Arvile selline suur šokolaaditops. Ägedad ja tisu. Sinine vesi, ma ei tea, jah, hästi sinine. No nii, kõhud on meil jäätist täis, hea on olla. Ja nüüd siis hakkame edasi sõitma Šibeniki poole. Kui ägedas kohas nüüd oleme tee peal, sattusime nii ilus. St. Antoni kanal on see siis, ma lugesin siin. No nii, jõudsime Šibeniki kohale. Meie aadress on siis selline, Kralja Zvonimira 53. Ja lõvi saime siia katuse alla parkida. Aga kodu on meil siis siit natukene edasi. Ümber nurga ja siit trepist alla. Selline. Nii et siit alla. Nii. Ja see siin on meie värav siis. Väravast sisse. Ja siin on meil selline oma terrass, kus me siis istuda saame. Maja ise on selline. Ja meie uks on siit ümber nurga. Ma näitan siit vaadet ka terrassilt. Äge, ilus. Aga lähme siis vaatame tuppa ka. Elad siin või? Jah, ma siin oma korteri. No tore, ilus korter sul näed. Köök on olemas ja televiisor on olemas ja no, diivani nurk on ka seal. Vaat nii, vaatame magamistuba ka siis. Ta ütles, et kapist võib tekke juurde võtta, kui tahad, aga ta arvab, et nendest piisab, mis voodi peal on. Aga näitas, et kapis on veel, kui sa peaksid vajama. Nii, vannituba ka. On see pikk kitsas. Aga nii, tuur on tehtud ja hakkame siis Šibenikega tutvuma endaga. Mõtlesime, et jalutame siis natuke Šibenikis lingi ka. Lähme St. Michaelsi kindlust vaatama. Aga tänavad on sellised trepid kõik põhimõtteliselt. Lähevad siit alla, et mingi hetk tuleb üles ka käia jälle nendest. Vaatame. Peaksime sinna minema siis. Ronima sinna ülesse. No jah, proovime. See on Šibenik siis. See on jah, see peaks olema see Parone kindlus, see teine. Vaatame, üksed lavendlid siin õitsevad. No, on raske ronida või? Või kerge või? Nii hea või? Lähme siis. Super ilus küll. Näed, mu kõbar juba lendab. Näe, ongi see katedral seda.
oli, et linna surnuaed on ka siin. Mingi siin näha. Täna õhtul on siin Kindluses mingi kontsert, pannakse lava püsti. Enne me siis olimegi seal, selle silla juures seal. Tegime pilte. Sealt ostsime piletit. 60 kuna oli ühe inimese pilet. See 60 kuna peaks olema natuke alla 10 euro, sest umbes 7,3 on kuna ja eurokurs. Kindluses käisime ära ja nüüd läheme siis jälle mööda treppe muudku allapoole, et minna siis Šibeniki katedraali ka vaatama. Nüüd me sattusime mingisuguse keskaegse kloostri aeda. See oli nii ilus. Naljakas, niimoodi treppidest muudki käib mööda neid tänavaid. Kõik on nüüd mööda treppe üles ja alla. Nüüd oleme siis selle Santa Ana katedraali juures. Kontsert lõppus. Kas see heli veel jääb peale või kontsert käib? Täna oli seal lossis kontsert, see sama loss, kus me käisime, St. Michaeli klooster. Ei, ta ei klooster, Kindlus lihtsalt. Et seal toimus täna õhtul mingi kontsert. Ta on ikka rock-kontsert tundus olevat, siia kostab meile trassi peale ära ja nüüd see lõppes. Kell on praegu 11:12 umbes öösel. Aga meie lähme nüüd magama. Tegelikult me juba magasime. Öösärgid seljas ja mulle on ainult tähendab, sul vist ei ole. Aga nüüd lähme siis magama ja head tööd. No tere hommikust. Näed, meil on selline külaline siin ja oi, talle maitseb. Eile õhtul me ka temaga juba sõbrustasime. Ja selline sõber on meil siin. Mine nüüd maga natukene vahepeal. Ne läkski. Muidu me siin sööme siis hommikust. Selline kohalik mahlen. Sellise vaate taustal. Ja tänane plaan, täna on meil, mis meil täna on? Reede on juba, jah? Jah, reede, jah. 7. juuni. 7. reisipäev ka. On, jah. Ja plaan on siis täna minna Krõka rahvusparki. Nii et selline looduses seiklemise päev tuleb täna. Jõudsime siis Krõka rahvusparki. Oleme siin parklas praegu ja üllatus oli see, et parkimine on tasuta. Igaüks paneb siia puu alla kes kuhu ja meie lõvi sai siia koha. Ja nüüd liigume edasi. Pilet pidi olema 200 kuna üks inimene, ehk siis 400 kuna läheb maksma. Me eile arvutasime ka, mis see eurodes oli, see 400 kuna on. Tegelikult ei olnud väga palju. Mingi 50, natuke üle 50 euro vist, ikka natuke maksab. Piletid ostsime ära siis. Arvi ostab meile vett ka kaasa igaks juhuks. Ja siis lähme sisse. Vahepeal siis hoopis sõidame bussiga. 900 meetrit pidi minema mäest alla ja siis jalutame. Jõudsime kohale ja nüüd lähme siis jalutama, et see ring pidi olema kusagil 2 kilomeetrit, mida siis jalutada. Vaata Plitvikskas oli ka neid kalu, oli ju palju. Aga mulle ei meeldi, et nii palju rahvast on. Tahaks ikka omaette kõndida, üksinda. Võtame täna õhtuse visiit. Äge küll ikka.
põhimõtteliselt võib ka ujumas käia siis, aga praegu pidi olema vesi külm ja veetase nii kõrge, et siis ei ole soovitatav ujuda, aga noh, mõned ikka ujuvad sellegi poolest. Hakkabki meil siis see Krõka ring täis saama. Et plaan on veel sõita läbi Vransko järve juurest. Nii et suundume sinnapoole siis. Siukseid teid siis siit Kamenjaki sõidame. Kamenjaki poole vaatame. Kitsad väiksed teed. Leidsime siis üles sellise koha nagu Kamenjak. Ägedad vaated siin. Parkimisplats. Ja nüüd jalutame edasi, vaatame, kus see järv on, Vransko järv siis. Arvi tõi auto siia, vahepeal siin üleval oli teine parkla. Ja siin tuleb siis raha ka maksta, et 20 kuna on pilet ja siis saamegi sinna Vransko järve äärde vaatame siis. No nii, see on siis Vransko järv, suurim Horvaatia järv. Ja ta on selle Aadria merega nagu paralleelselt, ühesõnaga ta on üsna siin ääres ka. Ja siin on hästi palju linnuliike, elab siin, nii et ta on ka ornitoloogidele oluliseks kohaks. Ja hästi palju kalu pidi siin olema, nii et need kalasportlased harrastavad siin oma kalasporti hästi palju. Tulime siia kabelisse sisse. Meil on mingi kabel. Mis see laul on? Kui see kaug? Mingi kaev. Kaev. Väga sügav, jah? Oi, lõpuni. Sinna minte loobitud, põhja täis nägin põhja juba. No, õnn toob õnne, kui sinna minte loobitud. Et siis meil see Vransko järv on ka nagu vaadatud. Ja nüüd vist võtame suuna siis kodu poole tagasi tänaseks Šibeniki. Plaan on teha tee peal üks peatus, käia poes, võib-olla ka Kiki poes ja muidu süüa osta. Ja homme siis hakkame juba Spliti poole sõitma, nii et siuke järv. Aga lähme siis ära nüüd.